aastal 2018, see oli Saaremaa rallil, kui oli väike üllatus, veokamehed istusid väiksemasse autosse Toyota Starletisse. Nüüd on juba 2019 aasta mõne tunni pärast algamas Lõuna-Eesti ralli ja me nüüd räägimegi nende meestega. Kristo Laadre, tere! Ja Andres Lihtfeld, tere! No alustame siis sellest, et millest selline otsus üldse tuli? Otsus tuli sellest, et kuna on krossi auto, krossi pagi, 53 krossi auto ja kõik on proovitud ja ralliauto on proovitud, siis mõtlesime, et proovime ka sõiduautoga sõita. Siis oligi, müüsime veoauto maha ja tuli üks pakkumine, saime Starleti ja pääsime ta joone peale. Ja nüüd siis tagantjärgi vaadates on mõned rallid sõidetud, kas see otsus oli õige? Praegult ei kahetse, jah. Ei kahetse üldse? Ei kahetse. Andres, sinu jaoks ütleme, kui keeruline oli veoka pealt ümber istuda väiksesse autosse? No ei olnud eriti keeruline, sellepärast et ma olin enne sõidukale lugenud ka. Aga see oli muidugi aastaid tagasi juba? No, selles suhtes küll, jah. Kristo kutsus mind Leetu sõitma kõrvale ja siis ma mõtlesin, et polegi veoka kõrval olnud, et läheks prooviks, vaataks, mis saab. Ja... Ta oli fun? Vägev. Aga kumb on funim, kas nüüd see väike Toyota Starlet või veokas? No eks veokas on noomoodi ja selles mõttes oli ka fun, et sellel on kiirused natuke suuremad, aga veokaga oli ikka, see on teissugune üldse. No ütleme muidugi, minu jaoks on nagu selles mõttes on erinevus see, et sa tuled veoka pealt, kus sa näed kõrgelt ja kõik ja siin sa istudki nagu peaaegu, et käpuli maas. Ja meil vastav auto ka selleks, et see on nii väike, et eriti mahu. Ega veoks ka palju ruumi ei olnud, aga jah. Ei olnud jah, aga just see, kui palju see nüüd on erinev nagu? No kiirused on, see tahab nagu harjuda, et veoka... Aga väljavaade autost just? Väljavaade ei ole hullu. No legend on ikkagi legend. Legendi järgi sõidad selles mõttes jah. Kui palju erineb nüüd Starleti legend veoka legendist? No eks me siis vaikselt õpime seda ringi, tegelikult oleks vaja palju muuta veel, aga iga etapilt niimoodi kogu aeg nagu parandame legendi. Ennem sõitsimegi esimesed sõidud vist enamus veoauto legendiga, et kiirust nagu ei olnud eriti, et nüüd nagu kogu aeg õpime, läheb aga paremaks. Samm-sammult. Just. Aga no ega tegelikult ütleme ju niimoodi, et ega kaardilugeja ei istu ka terve kiiruskatse ninapidi legendis. Aga ikka jälgib teed ja kõik. Et kas nüüd nii madalal istumise poole pealt on sul natuke raskem ka nagu vaadata seda hetkepilguga teed või ei ole? Põhimõtteliselt ei ole, lugemist on rohkem, kuna kirja läheb rohkem, veokast nägid... Kiirused on suuremad? Kiirused on suuremad, veokast sa nägid kõrgemalt, kaugemale ette, oli vähem kirjas. Sõidukal oled madalal, nukkide asjade taha nii hästi ei näe, läheb kirja kõik. Palju nüüd võrreldes veokaga, palju neid kurvinumbreid ja positsioone on Starletiga juurde tulnud? Eriti palju ei olegi, selles ongi imelik, et mingi paar numbrit on juurde tulnud. Kuigi reaalselt peaks nagu tulema 3-4 vähemalt. Võiks, jah. Aga võib-olla sellepärast ongi see, et kui panna neid positsioone rohkem, siis ka kiirus kasvab. Eks me iga ralli nagu parandame ennast, et ei taha kohe nii umbe tõmmata ennast, pärast on niisugune segapudru, et ei saa üldse midagi aru, et... No ütleme nüüd Lõuna-Eesti, mis on ikka, no ütlevad sõitjad, et küll loogiline voolav, aga oma kinniste nukkidega ja kui huvitav see nüüd on nagu Starletiga sõita? No ma arvan, et siit tuleb just väga huvitav sõit. Pole nagu siin mägedes siukse tutukaga sõit ja eks seda paistab homme, aga... Kas kaardilugejal rekke all ei hakanud veel ringi käima või? Ei. Peaks nagu hakkama saama? Jah, et kiirused mulle meeldivad ja... Ja katsed on ju väga super. Katsed on head, nii et eks vaatame, jah. Igav olema ei saa? Loodame, et ei saa. Et lõpeb paremini kui eelmine ralli. Ralli.ee omalt poolt loodab, et teil lõpeb see, nagu teil plaanitud on, ilusti. Arenete edasi, kiirused kasvavad. Et toote auto laupäeva õhtul ühes tükis. Koju. Saate nüüd siis alates sellest rallist võimalikult parema koha omas klassis? No tõusta ei ole kuskil enam. Proovime hoida teist kohta, et... Esimene on liiga kaugel juba. No esimene on läinud, jah. Kolmandad hingavad kõrva meile juba siin mõistud. No siis tuleb tallata. No tuleb peale hoida, jah. Ralli.ee tänab intervjuu eest, soovib palju-palju õnne ja edu rallil. Aitäh.